Tere, mina olen Kadri ning koordineerin KÜSK-i taotlusvoorusid. Ja mul on hea meel anda teada, et oleme avanud Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru 2020. Arenguhüppe taotlusvooru eesmärk on, nagu KÜSK-is ikka, see, et ühiskonnas oleksid tugevad ja suutlikud vabaühendused, kes on võimelised oma eesmärke täide viima. Selle vooru raames toetame projekte ja tegevusi, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi eesmärke saavutada. Ehk te võite keskenduda selle vooru raames oma ühingu arenguvajadustele või kui teie sihtrühma kuuluvad avalikes huvides tegutsevad vabaühendused ning te soovite tegeleda nende arenguvajadustega, siis võite küsida toetust ka selleks. Ja siin on välja toodud ka nimekiri, millega võib projekti raames tegeleda ning võimekused, mis võiksid olla ühel organisatsioonil enda jaoks läbimõeldud. Kuid see ei ole kindlasti ammendav nimekiri. Aga üldiselt eeldame siis, et üks vabaühendus on mõtestanud ja analüüsinud enda strateegilist juhtimist, tulemuste ja mõju mõõtmist, inimeste ja tööprotsesside juhtimist, finantsplaneerimist ja siinjuures võib siis tegeleda ka oma tulu teenimisega. Kommunikatsiooni ja koostööd võib edendada või võib projekti raames tegeleda ka oma võimekuse tõstmisega ehk siis arendada enda võimekust tegutseda efektiivselt omal alal. Ja see, milliste ühingu võimekuste arendamisele te keskendute, jääb siis teie enda otsustada, kuid see otsus peab tuginema põhjalikule eneseanalüüsile ning taotluses peab olema välja toodud ka põhjendus. Ja siinjuures on ühinguid, kes otsustavad keskenduda mitmele võimekusele korraga. On ka ühinguid, kes võtavad fookusesse vaid ühe võimekuse arendamise. See otsus jääb siis samuti teie enda teha. Ja lisaks tuleb vaadata nii-öelda tulevikku ja prognoosida, millised on need projekti lõpuks saavutatavad muutused ühingu arendamisel ja otsustada, milline organisatsioon te soovite olla selle projekti lõppedes. Ja seega on vaja panna paika alg- ja sihttase ning ka mõõdikud, kuidas te oma arenguprotsessi jälgite. Taotlemise eeldused on oma senise tegevuse tulemuste ja mõjukirjeldus. Meie jaoks on oluline, et ühingud oleksid võimekad ning suudaksid tõestada meile, et nende tegevusel on ka ühiskondlik mõju. Lisaks ootame me põhjalikku analüüsi oma ühingu arenguvajadustest. Ja siinjuures me teame, et on organisatsioone, kes tulevad siia arenguhüppe vooru soovides keskenduda ühele võimekusele, mis on neile juba palju peavalu tekitanud ja nad soovivad seda võimekust siis arendada. Kuid meie eeldus on siiski see, et see arenguvajadus ei oleks nii-öelda õhust võetud, vaid hästi analüüsitud ja põhjendatud. Ja kui te soovite tegeleda hoopis oma sihtrühma kuuluvate vabaühenduste arenguvajadustega, siis tuleb samamoodi analüüsida neid ning teha nendest arenguvajadustest kokkuvõte. Ja kui teie eesmärk on teenida oma tulu läbi teenuste osutamise või toodete pakkumise, siis tuleb esitada ka äriplaan. Kuid sellest juba lähemalt hiljem.
Siia projekti tuleb kaasata ka väline arenguekspert ja tema roll on siis aidata teil näha protsessi kõrvaltvaataja pilgu läbi. Ja seejuures on oluline, et ta poleks teie ühingu ega juhtkonna tegemistega igapäevaselt seotud. Ja ta peaks olema kaasatud projekti algusest kuni lõpuni ning nii saab ta teile anda tagasisidet, et mis teil juba tehtud on ja kuhu on veel vaja jõuda ja nõustada seda arenguteekonda. Ja kui te olete tema siis kaasanud, siis tema roll tuleb ka konkreetsete tegevustena selles taotluses välja tuua. Ja kust siis sellist eksperti leida? Te võite toetuda siinjuures enda eelnevale heale koostöökogemusele või siis, kui te teate mõnda teist ühingut, kes on teinud koostööd mõne arengueksperdiga, siis võite ka nende poole pöörduda. Kuid lisaks on abiks ka nimekiri KÜSK-i kodulehel, kus on välja toodud erinevad arengueksperdid, kes on siis eraturu konsultandid, kes on meile teada andnud, et nad on varem vabaühenduste nõustamisega tegelenud. Ja seal on siis ka välja toodud need valdkonnad, milles nad pädevad on ja nende kontaktid, et te saate siis ise nendega ühendust võtta ja uurida, kas nad on nõus teie projekti toetama ja nõustama ning uurida ka seda, mis on nende panuse hind. Ja see on siis üks nendest kuludest, mille võib lugeda projekti kulude hulka. Nõuded taotlejale. Kuna arenguhüppe vooru taotlus ei ole starditoetus, vaid eeldab juba varasemat enesetõestust, siis on tingimustes see, et peab olema tegemist vähemalt 1-aastase kogemusega avalikes huvides tegutseva vabaühenduse, kas siis MTÜ või sihtasutusega. Ja see info, mille te esitate meile, ehk siis põhikiri, majandusaasta aruanded, juhtorganite koosseisud ja viide teie eetilistele põhimõtetele peab olema kõigi jaoks kättesaadav ja lihtsasti leitav. Ja siin selle eetilise tegevuse juures võib-olla tähelepanek või soovitus, et te võite viidata Vabaühenduste Liidu eetikakoodeksile, kuid võite ka oma sõnadega kirja panna, mis on teie eetilised põhimõtted. Ja see on oluline siis selleks, et ka meie saaksime kindluse, et te teete oma asja südamega ning lähtute seejuures eetilistest tõekspidamistest. Kes ei saa olla taotlejad? Taotleja ei saa olla avaliku või ärisektori valitseva mõju all olev organisatsioon, ühistu ega ametiühing. Ja siinjuures küsitakse päris palju, mida see avaliku või ärisektori mõju all olemine tähendab. MTÜ puhul tähendab see seda, et üle poolte liikmetest ei tohi olla ettevõtted või avaliku sektori organisatsioonid. Sihtasutuse puhul me kontrollime juhtorganeid ehk nõukogu ja asutajaid. Ja kui teil tekib selle osas küsimus, et kas teie organisatsioon võib olla taotleja või mitte, siis ärge jätke seda juhushooleks, vaid võtke meiega ühendust ning kontrollime selle koos üle. Ja eriala- ja kutseliidud saavad olla taotlejad juhul, kui nad arendavad võimekust või suunda, mis on vajalik avalikes huvides tegutsemiseks. Summadest ka. Kokku on voorus 484 000 eurot, millest 284 000 eurot on äriplaanide elluviimiseks ja 200 000 eurot on tegevuskavade elluviimiseks. Toetussumma ülemmäärad on ka veidi erinevad, ehk tegevuskava elluviimisel on see 20 000 eurot
ja äriplaani elluviimisel 25 000 eurot. Ja siinjuures see hindamine siis toimubki eraldiseisvalt. Mõlema projekti korral, nii tegevuskava kui äriplaani elluviimisel on oluline, et omafinantseering oleks vähemalt 5% abikõlblikest kuludest. Ja kui te soovite teostada ehitus- ja remonditöid või soetada vähemalt 200 eurot maksvaid vahendeid, siis see omafinantseering peab olema minimaalselt 30%. Ehk siis, kui te soovite osta midagi, mis maksab 200 eurot, siis ise peate sellest tasuma vähemalt 60 eurot. Vormid ja tähtajad. Nagu ma eelnevalt mainisin, siis hinnatakse äriplaane ja tegevuskavasid eraldiseisvalt. Ehk siis, kui te soovite oma projekti raames ellu viia oma arenguhüppe tegevuskava, siis tuleb teil esitada meile taotlusvorm ning tegevuskava eelarve. Kui te soovite aga tegeleda oma tulu teenimisega läbi teenuste ja toodete pakkumise, siis tuleb teil esitada taotlusvorm, äriplaani eelarve ning äriplaan ise. Ja need kõik dokumendid tuleks esitada ühes digikonteineris ning allkirjastatuna esindusõigusliku isiku või isikute poolt. Ja me ootame neid taotlusi aadressile küsk.küsk.ee 15. septembriks kella 3-ks. Ja siinjuures, kuna me kuhugi peame piiri tõmbama ja et teid kõiki võrdselt kohelda, siis see tähtaeg on lõplik, et sellest peab kindlasti kinni pidama. Et pärast kella 3 esitatud taotlusi me enam arvesse ei võta. Ja projekti elluviimise periood on 1. detsember 2020 kuni 31. juuli 2022. Ja see ei tähenda, et te peate täpselt selle aja sisse oma projekti mahutama. See võib kesta ka veidi vähem, kuid minimaalselt peab see kestma 12 kuud, et saaks selle projekti tulemusi hinnata. Vormid on leitavad meie kodulehelt, aga natuke lähemalt sellest taotlusvormist, mis on siis nii äriplaani kui tegevuskava puhul ühine. Seal on kasutatud 2 eri värvi. Kollasega on välja toodud asjad, mis puudutavad teie organisatsiooni ja selle olemust ja arenguvajadusi laiemalt. Sinisega väljad puudutavad konkreetselt seda projekti. Ja eelarvevormid on siis mõlemad leitavad meie kodulehelt ja kui te olete otsustanud äriplaani ellu viia, siis te peate ka lisama selle äriplaani. Seal peaks sisalduma info teenuse vajalikkuse, sihtrühma, kirjelduse, osutamise viiside, konkurentsi, osutajate ehk pakkujate ja turunduse kohta, samuti organisatsiooni valmisoleku kohta äriplaani elluviimise käivitamiseks ja teenuse osutamise finantsprognoosid vähemalt järgmiseks 3 aastaks. See äriplaan peab olema konkreetne ja selge, et kuigi meil ei ole seal mahupiirangut ega kindlat vormi, siis ärge vahutage ja andke edasi ainult vajalikku infot. Kulud. Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud ning vajalikud selle projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks. Et siia hulka kuuluvad nii töötasud arengueksperdile, projektijuhile ja nii edasi, turundus- ja teavitustegevused, sisseostetavad tegevused või teenused, vahendid, remondi- ja ehitustööd ja nii edasi. Ning kuni 15% toetusest võib minna üld- ja arenduskulude katteks. Need on siis igapäevased bürooruumide, transpordi ja sidekulud ja muud sellist, mis ei pruugi olla seotud projektiga ja neid ei pea põhjendama ega hiljem kuskile tõendama, kuid oluline on see, et nad oleksid siis teil endal raamatupidamises korras. Mida ei toeta?
me ei toeta projekteerimisega seotud kulusid, kui projekteeritav objekt ei valmi projekti lõpuks. Ja samuti ei toeta me projekti juhtimise sisseostmist juriidiliselt isikult. Seda sellel lihtsal põhjusel, et me soovime, et see projekti juhtimise kompetents jääks teie organisatsiooni sisse. Ja samuti ei toeta me muid põhjendamatuid projekti tulemuste seisukohast ebaolulisi kulusid. Ja oluline on vältida ka huvide konflikti, näiteks tehingud juhtorgani liikmele kuuluva ettevõttega. Ja kui teil tõesti on vaja osta mõnda teenust sisse ja seda teenust ei paku mitte keegi teine, et see huvide konflikt muutub vältimatuks, siis palume teil kindlasti see kooskülastada KÜSK-iga ning seda põhjendada ka eelarves. Ja üle 2000 euroste kulude puhul on soovitatav võtta hinnapakkumised ja põhjendada seda valikut. Et see on juba oluline sellepärast, et te saaksite ise parema ülevaate, mis seis turul on. Mis saab edasi? Nagu öeldud, ootame teie taotlusi 15. septembriks ja seejärel algab siis taotleja ja taotluse nõuete vastavuse kontroll. See tähendab siis seda, et KÜSK-i büroo teeb nii-öelda tehnilist hindamist, kus me vaatame üle teie põhikirjad, majandusaasta aruanded, kodulehed ning selle, et teie taotluse ja teie ise taotlejana vastaksite vooru tingimustele. Ja seejärel lähevad projektid edasi sisulisse hindamisse, kus hinnatakse projekte vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis on siin välja toodud ka. Ja iga projekti hindab 3 sõltumatut hindajat. Seejärel, kui need sõltumatud hindajad on oma hinnangud kirja pannud, siis toimub hindamiskoosolek hindajate ja KÜSK-i juhatusega. Ja selle koosoleku tulemusel selgub siis toetuse saajate nimekiri, vormistatakse juhatuse otsus ning selguvad need toetuse saajad, kellega sõlmitakse toetuslepingud. Ja see viimane etapp leiab aset siis umbes novembri keskpaigas, et projektid saaksid ilusti 1. detsembrist alata. Toetuse maksame välja reeglina 50% projekti alguses, 40% pärast vahearuande esitamist ning 10% pärast lõpparuande esitamist. Ja need vahe- ja lõpparuande tulemused esitatakse ka või esitletakse KÜSK-i korraldatud seminaridel. Ja pärast projekti lõppu 2 aastat soovime teilt ka järelaruannet, kus te analüüsite selle projekti mõju oma organisatsioonile ja meie KÜSK-is saame analüüsida selle vooru tulemuslikkust. Ja lisaks on võimalus osaleda selle projekti raames ka tugiprogrammis. See tugiprogramm, ma praegu väga täpselt sellest ei räägiks, aga üldiselt võin öelda, et see sõltub nendest toetuse saanud organisatsioonidest endast, et me räägime läbi, mis valdkonnad neid kõige rohkem huvitavad ja sealjuures korraldame siis kas mõne koolituse või kohtumise, et toetada nende arenguhüpet parimal moel. Hindamiskriteeriumid. Need on siis need hindamiskriteeriumid, mille alusel need sõltumatud hindajad teie projekte hindavad. Ja kõige olulisem muudatus võrreldes eelmise aastaga on see, et sel aastal pöörame me veidi enam rõhku
teie kavandatud tegevuste piisavusele, arusaadavusele ja vastavusele teie ühingu arenguvajadustega. Ehk me soovime, et ka väiksemad organisatsioonid, kes ei ole võib-olla nii võimekad, saaksid selle võimaluse arenguhüppe projekti ellu viia. Mistõttu on siis kõige kaalukam hindamiskriteerium see 3., mis annab lausa 35% hindest. Ja kui teil tekkis veel küsimusi, siis ootame teid kindlasti osalema ka KÜSK-i infopäeval, mis toimub 20. mail ja selle kohta on rohkem infot meie kodulehel ja meie kodulehelt leiate ka tingimused, vormid ja juhise projekti ettevalmistamiseks. Ja kui teil on vaja veidi abi või kõrvalpilku oma taotlusele, siis soovitame teil ühendust võtta maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantidega, kes pakuvad ka tasuta nõustamist. See ongi minu poolt kõik. Soovime kõikidele projektide ettevalmistamisel ja hüppamisel edu. Aitäh!